Tere hommikust! Käes on esmaspäeva hommik ja teie ees on uus vlog. Ja see vlog on koristamisvlog. Ehk siis me lähme sinna kevadkoristusse sisse ja ma kavatsen võtta endale selle nädala challenge'iks selle, et ma täidan oma seda ADHD cleaning plan'it ja ma võtan ette sellise lehekülje, kus on siis kirjas terve nädala jagu ülesanded ja igal päeval on omad ülesanded. Ja me vaikselt võtamegi siis ette tänase, ehk siis esmaspäeva ja niimoodi lähme iga päev edasi. Ma väga loodan, et see motiveerib äkki teid ka kuidagi koristama, sest mind alati motiveerivad sellised koristusvideod. Ja pluss sellele vlogile lisaks ma näitan ju ka muid asju, mis ma siin nädala jooksul korda saadan. Vot, tänasega on siis nii, et mul on erakas ja showhip-hop. Ehk siis selline klassikaline esmaspäev. Ja mul on hetkel kuskil 10 minutit aega enne, kui ma ennast sätti pakkan. Seega, ma loen teile ette, mis meie tänased ülesanded on ja siis vaatame, mis me täna jõuame teha. Esmaspäev on meil köök. See, kus ma praegu ka olen. Meil on täna vaja teha kraanikauss, ahju pealne, köögilaud, mikrokas, puhastada igast tarvikud, tolmuimeja ja mopiga teha ja viia prügi välja. Sellised on meie tänased ülesanded. Nii, et ma vaatan, palju ma siin praegu jõuan teha. Panen teid timelapsi peale. Ja siis hakkame sättima mingi hetk. Ma vaatasin seda timelapsi ja mul on tegelikult üks väga suur insecurity ja see on mu rüht. Mul hoiavad automaatselt õlad ettepoole, nagu te näete. Ja see hullult häirib mind. Ja tegelikult üks asi, mida ma teen alateadlikult, jah, on see, et kui ma kõnnin tänaval, ma kõnnin tagumiks sees. Küsite, miks siis? I don't know. Tavainimene kõnnib ilmselt niimoodi. Ja I swear to God, ma kõnnin niimoodi. Ma ei tea, miks. Ja nüüd, kui ma vaatan seda monteerimist, siis esiteks mul on selline top ka, see on nagu üli short, ehk siis mul selg on nagu paindus rohkem. Aga ma jõudsin hetkel teha ära kraanikausi. Ma rohkem ei jõudki, sest tegelikult mul oli 5 minutit hoopis aega. Nii, et kraanikauss sai nüüd rohkem puhtamaks. Võt selle kraanikausiga on see, et ma ei saa aru, mis materjalist ta on. Ta ei lähe väga tihti mustaks või nagu seal vanas korteris mul oli see metallist või mis iganes. Metallist, aga no see hõbe ja see kohe ühe korraga läks mustaks. Aga see sõber, ta püsib korralikult. Nii, et ma saan teha ära ühe linnukese. Teeme siit ühe linnukese. Ja siis ma hakkan ennast settima. Tulen minna stuudiosse. Ja järsku, ma saan aru, et siin on nii palju asju toimunud. Eile õhtul ma nägin, kuidas nad panid neid puidust liiste. Ja ma ei teadnud, mis siit tuleb. Ja nüüd ma näen, et ma olen mingi, vau, päris äge. Ja siis ma järsku vaatan sinna. Well, this is different. Meie lounge area. Wow, kui äge see välja näeb. What the heck? Ja seal on nüüd sest selline piirkond. Need on siin. Okei, see on natuke naljakas. Aga siin on nüüd sest selline diivan. See ei ole üldse hea diivan. See mulle väga ei meeldi. Aga see area seal on väga cool. Nice. Siis, Kadri, mis sul on? Jaa, ta sellepärast jälgib mind, et ta saab aru, et ma toimetan toiduga. Ei ta enam ei tee. Oota, ta peab tegema. Kaamera väljas, siis ei tee kohe. Tere. Istu. Tubli. Siin. Minu imekaunis dinner kalakarri ja Joosepile ma keetsin lihtsalt kala. Järjekordne edukas päev selja taga ja kui te küsite, miks ma Joosepile kala keetsin, siis tegelikult ma olen tundnud süümekaid ja tähendab, ma mõtlesin, kuidas ma saan süüa teha nii, et ma talle ei saaks anda asju, sest et ma alati teen seda, et ma annan talle ka miskit. See on nagu loomulik minu jaoks. Ja kuna ma ei tohi talle tooreid asju anda kõhu pärast, siis ma guugeldasin. Ja ma mäletan, et arst ka ütles, et ma tohin nagu anda natukene. Ja ma mäletan, kas temaga ütles, et keedetud kujul, aga mitte toorest. Nii, et ma keetsin Joosepile eraldi, sõi seda hea meelega. Ja also rääkides minu sünnipäeva planeerimist, siis kuidas sellega läheb? Kui te küsite, reaalselt põhimõtteliselt kõik kohad on kinni.
nagu sellel kuupäeval. Nii et plaan B, ma kirjutan uuesti nendele kohtadele ja küsin uut kuupäeva. Ja ma arvan, et ma ikkagi jään sinna, mis asja sa teed? Sinna paika, et ma teen sellel samal nädalal, kus mu sünnipäev on, ehk siis ma teen kas 10., 11. või 12. detsember. Ja no midagi peab ikka vaba olema ju. See ei saa olla võimalik, kõik kohad on kinni. Ja pluss täna mul tuli üks idee meelde, millest ma mõtlesin juba eelmine hooaeg. Aga siis mul tulid võistlused peale ja mingi 100 miljon muud asja ja siis jäi sinna paika. Aga nüüd ma arvan, et on aeg see ära teha. Lihtsalt tropin siia nagu sellise väikse mõtte, et mul tuleb miskit või meil siin mõne neiuga tuleb võib-olla miskit ägedat. See on praegu arengujärg, kus ma täna olin mingi kulge teeme. Nii et see on tantsuga seotud. Kui sul tuleb idee, just go do it. Reaalselt, ja kui mina ei ole kõige ehtsam näide sellele, et kui sul tuleb idee, siis lihtsalt mine tee see ära, siis kes veel on. Sellepärast, et nagu mul tuli lihtsalt mõte teha oma gruppidega mingi niisugune concept video, mis ei ole nagu fulli nagu mingi koreograafia filmimine nagu ühe suure pundiga, vaid see on nagu siin lokatsioonis teete teie niimoodi, siis siin niimoodi, siis siin on võib-olla lihtsalt mingi kõndimine. Mul tuli selline mõte teha ühe lauluga, ühes kindlas kohas ja ma lähen homme seda kohta vaatama. Ma lükkasin seda muidugi väga pikalt edasi, aga nüüd ma lõpuks võtsin omal munad pihku, kiirutasin sinna kohta. Sain vist niimoodi, et homme õhtul lähen vaatama seda kohta, et vaadata üle, mis kaadreid teha, kus, kes, mis ja siis võib hakata vaikselt seda tegelikult planeerima. Aga nii palju põnevaid asju on tulemas. Lihtsalt tuleb enda elu teha nii põnevaks ja huvitavaks, kui vähegi saab. Ja see on mu moto. Nii et ma nüüd panen endale leposööbi peale ja ma teen paar asja veel ära. Ja siis tegelikult meil on veel koristamine pooleli. Kui kell on päris palju, siis I don't care. Ma teen selle värkmiku ikkagi lõpuni. Nii et ma natuke siin tegutsen ja siis mingi hetk ma võtan teid endaga kaasa, et näete, mida veel koristada. Mul läks täiesti meelest see, et ma lõpetasin eelmise vlogi ära niimoodi, et ma ei öelnud teile, et mul on tegelikult hurmuses sooduskood. Ma olen siin ju nüüd aktiivselt kasutanud neid biodroogatooteid ja they work. Kui te küsite, et miks mul siis tekkis akne, on see, et mul aeg-ajalt tekib, see on paratamatus, aga ta tekib eriti siis, kui ma käin just näehoolduses selle pärast, et siis tuleb see kõik jama välja ja siis on jälle rahumajas. Ja nüüd juba põhimõtteliselt on kõik nagu taandunud ja see pimple, mis iganes pulk, it works. It works. Nii et jaa, ma olen väga-väga rahul ja ma tunnen, et mu nahk on nii mõnus. See skincare, nagu just need tooted on mõeldud minusugustele, kes võitlevad aeg-ajalt selle põletikulise või hormonaalse aknega, et natukenegi leevendust saada. Ühesõnaga, minu kood Maarit25 annab teile siis hurmuse kodulehel -25%. Nii et jaa. Ja kus juures sellest rääkides, siis tegelikult ma vaatasin, et seal müüakse ka Sestermat. Ja Sestermaga on see, et mu kosmeetik, kes siis minuga kunagi alustas seda hapete teekonda ja kõike seda, tema kasutaski Sesterma tooteid ja need tooted tegid seda. Nii et visake pilt peale ka Sesterma toodetele, sest tõesti ka need olid bänger ja tegid oma töö väga hästi ära. Aga liigume edasi koristuse juurde. Ma arvan, et kell on juba reaalselt mingi 12:30, et ma ei hakka siin super palju tegema. Mis ma teen on see, et ma puhastan ära pliidi pealse, ma puhastan ära pinna, nii et enjoy! Köögipinnad on tehtud. Tubli töö, Maarit. Nii et nüüd on aeg võtta leposepp maha, teha skincare ja minna toitu. Nii et räägime hommiku. Hommikust, käes on teisipäev ja mina lähen Küütesse. Ja peale Küüsi lähen Friflosse. Ja siis ma arvan, et ma lähen ühte lokatsiooni vaatama.
mul on üks videoidee, mida ma tahaks teha millalgi. Aga ma tahan selle koha üle vaadata. Ja siis õhtul ma loodan, ma jõuan krititrenni. Ja siis meil on veel Empire'i proov ka. Meil tuleb neljapäeval üks pisike esinemine. Nüüd on siis minu reisiküüned. Ma jõudsin siia Ülemiste Lasnamäe algusesse. Ja see on ikka õudne, kuidas mõni taksojuht sõidab. Mul hakkas seal nii paha. Nagu, kuidas sa sõidad niimoodi kiirendad, aegust kiirendad. Õudne. Ühesõnaga, ma olen siin kuskil sellise maja juures. Ma ei tea. Vaatame siis, kas ma leian üles. Kuidas ma seda lokatsiooni taga otsisin, sest see maps näitas ka mul kõik valesti. Ma leidsin, vaatasin üle ja mul tuli nii palju ideid, mida siin teha, nii et ma pean selle tegema, nagu I have to. Ma tegin lolli pea, ma sõitsin Ülemistes natuke valesti ja minu 20 minuti asemel olen ma varsti sõitnud juba pool tundi ja ma ei ole veel kohal ja tipptund on ja ma olen nii tired sellest kõigest juba. Nagu kõigepealt sinna see 20+ minta loksumine ja õudne sõituviis, mis seal taksojuhil oli. Ja nüüd siin praegu lihtsalt ummikutes passimine ja... Ei. Ma mõtlesin, et mul on jaksu täna trenni minna, aga teate, mõtlen teile ausalt, no mine. Ma lihtsalt ei jaksa täna trenni minna. Ja kuna mul oleks küll 9 pro, ma ei hakka koju ka minema. Ma arvan, et ma kasutan seda aega, et teate, mis ma teen. Ma saadan hinnapakkumisi veel oma sünnipäeva lokatsioonidele. Mulle tuli täna pakkumine veel ühest kohast, mis oli ka minu üks top 3 valikuid. See on päris pricey. Ja ma tahaks nagu vaadata, kas see on normaalne hind või see on odav hind või see on kallis. Ma nagu üks koht, mis oli mu kõige esimene valik, oli 10 kilo. Ja ma olin mingi, et okei, kas see ongi reaalsus. Ja siis tuli üks teine koht, mis oli reaalselt mingi tonna midagi. Ja ma olin mingi, et nagu mis need õiged hinnad siis on siin. Nii et ma üritan ikkagi täna veel saata paar kirja ära ja siis tegelikult võimalikult kiiresti peaks ikkagi panema selle kuupäeva paika. Juhtus nii, et ma jäin hoopis magama. See päev on mind nii ära väsitanud ja see ilm. Ja vahepeal ongi sellised päevi. Mul olid ju trenniriided asjad kaasas, ma olin planeerinud, aga lihtsalt see edasi-tagasi jooksmine ei olnud täna mulle. Aga selle ma pean küll ära tegema, et ma pean saatma need kirjakesed endale kohtadele sünnipäeva osas, nii et hakkame aga seda tegema. Tegelikult ei ole täna jõudnud üldse koristada, nii et seda me teeme varsti, aga minu ajakapsel 17.03.2026. 5 aastat tagasi on see siia pandud. Johnny, bravo! Aitäh, Maarit, Grete Paia ja Pluto. Ma käisin siis ju EFTA galal esinemas Alexeles selle Johnny Bravo lauluga. See oli küll hästi lühike osa, meil me lihtsalt freestylisime lõpus, aga siiski. Me saime ühe mingid paelad ka, mul on see vist kuskil alles. Mul on siin roos, aga mis see tähendab? Kas mul oli keegi sellel ajal? Ei olnud, ma ei tea. I don't know. Oi, see on Joosepi vereproovi võtmisest, kui ta paneb käpa külge. Oi, juu. Saku Arena, oh my god, Saku Arena. Issand, kui veider. Kas te mäletate? Oh my god. See on ilmselt mingi Eesti Laulu pael, mul tunne, või midagi sellist. Siis of course maskikene, sest sellel ajal oli ju veel Corona, Utopia plaat. See on siin sellepärast, et ma osalesin ühe mu õpilasega Utopia muusikavideo võtetel. Ja siis ta andis selle. Mis see siis see veel on? Kas see on kassile midagi?
miks ma ei saa aru, mis asi see on? Oodake, küsin ChatGPT käest. Mingid pintsetid, aga mis pintsetid? See on väike plastist tangide moodi haarats. Salati, säiakeste, snäkkide jaoks. Serveerimistang. Miks see siin on? Ma ei tea. Selfie ringlighti karp. Kas ma tahtsin sellega öelda seda, et ma alustasin oma sotsiaalmeedia teekonda? I guess, sest ma alustasin minu arust 5 aastat tagasi. Okei, ja nüüd see kõige põnevam osa. Kiri. Kallis tuleviku Maarit. Nüüd ütlen, nagu ma alles eile kirjutasin selle, kuigi ma ei mäleta mitte midagi sellest. Nii, kirjutan sulle täna 17.03.2021 oma vanast korterist. Praegu on koroonapandeemia ja lockdown. Tegelen laulmise ja tantsimisega. Meest mu elus hetkel ei ole. Okei, siis ma ei tea, kus need lilled tulid. Olen just alustanud oma YouTube'i teekonnaga. 802 jälgijat. Instagramis on mul hetkel 1727 jälgijat. Mul on veel teatud kartused laulmise osas. No YouTube'is mul on üle 4200, kuigi see arv väga ei tõuse. Las ta olla, ma olen juba natukene nagu mitte alla andnud, aga lihtsalt leppinud sellega. Ja Instagramis 5 aastat tagasi oli mul 1700 jälgijat. Nüüd mul on üle 6000. Nii et tubli töö, Maarit. Kirjutan sulle, sest soovin, et 5 aasta pärast oleks mu elus selline. Ma olen tuntud laulja. Ma meeldin inimestele. Mul on tunne, et noorena sa nagu tahad seda rohkem. Või nagu sa jahid seda kõigile meeldimist rohkem noorena kui täiskasvanuna või vanemana, sest nüüd ma teen asju sellepärast, et mulle meeldib. Ma olen edukas. Ma võiks öelda küll niimoodi enda jaoks ma olen edukas. Võib-olla mõne jaoks ei ole, aga enda jaoks ma olen. Mul on enda ostetud korter. Ei ole. Ma olen suhtes mehega. Ei ole. Mul on ikka alles mu kiisu Joosep. Kui ma selleks ajaks pole Eestit veel esindanud Eurovisioonil, siis ma sooviks, et sa kindlasti prooviks edasi. Sest why did that get me emotional? Mida pekki? Oot. Nii. Kui ma selleks ajaks pole Eestit veel esindanud Eurovisioonil, siis ma sooviks, et tegelikult ma olen kinda junior Eurovisioonil. Aga siis ma sooviks, et sa kindlasti prooviks edasi, sest ühel päeval sa esindad Eestit Eurovisioonil, nii et ole valmis selleks. Ma loodan, et sa oled õnnelik. Ma loodan, et sa oled saanud ära käia Ringvaate saates külalisena. See oli mul kunagi mingi kinnisidee. Nüüd mu kinnisidee on hoopis õhtusaade. Aga jah, ei ole kumbagi teinud. Ma loodan, et sa oled enesekindel. Ma loodan, et sa oled sina ise. Sa suudad seda, just do it. Mis iganes märki sul vaja on, siis see kiri ongi sinu märk. Jõudu ja jaksu sulle mineviku Maariti poolt. Ja siin alla mingid kvoodid. You did not come this far to come this far. See on minu üks lemmikumaid kvoote, sest nagu ma ei ole allaandja, absoluutselt. Siis you were born to be a star. Nii tore, et mineviku mina uskus minusse nii palju. Ja dream big. Okei, see kiri Loki hittis südamesse praegu. Getting emotional, okei? Kui sa tahad ka teha endale mõnda ajakapslit, siis why not? Sa ei pea tegema 5 aastaks, sa võid teha 9 aastaks, sa võid teha pooleks aastaks, sa võid teha 10 aastaks, 20. You name it. Ja jätad endale selline kiri ja siis minu arust on väga tore lugeda. Ja reaalselt, kui ma mäletan seda hetke, kui ma selle kirjutasin, ma mõtlesin, issa, ma pean 5 aastat ootama. Ja nüüd see on käes. Ma hakkan tegema oma õhtust programmi. Ma ikkagi tahaks midagi koristada. Kuna mul ikkagi see laupäev on vaba, siis ma mõtlesin, et ma kõik, mis ma ei jõua praegu teha, teen kõik laupäeval. Ja ma täna viisin prügi välja, nii et see on korras. Tuesday on living room. Vacuum and mop floor. Ma teen seda kõike 1 päev korraga. Clean electronics. Dust and wipe furniture. Declutter. Seda ma teen nagu nii alles aprillis. Spot clean stains. Arrange furniture. Ta tahab, et ma hakkaks mööblit ümber tõstma. Organize entertainment center. Mida? Check lightning. Vaatame, mis me siit täna teeme. Aga ma lähen siis natukeseks tegutsema. Okei, ma otsustasin, et ma teen korda selle teleka, puhastan ära, panen valgustuse uuesti korda, see on jälle lahti tulnud ja teen selle kapi puhtaks, tõstan riiulist välja ja panen tagasi.
selline nad siis välja näeb. Noh, teie võib-olla ei näe erinevust, mina natuke ikka näen. Aprillis ma võtan ette need kõik sisud, teen need korda, jah, siin on Joosepi pakast. Ja selle korvin edasi võtan ette aprillikuus, praegu ma ei viitsi nendega tegeleda. Ja kuna täna on teisipäev, siis see on minu näomaski päev, nii et ma lähen nüüd näomaski tegema. Ja räägime teiega hommikul. Tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev. Ma olen ajahädas, aga ma jõuan. Ma lähen praegu Free Flow'sse, mul on seal järjest 2 eratundi. Siis ma tahan mõelda ka pühapäevaks. Ja siis ma lähen massaaži, aga ongi see, et ma lähen massaaži Mustamäele. Ja mul on selline nagu 2 kõne enda kord juba natuke pikemalt aega siin. Et mida teha? Kas sealt tulla tagasi koju ja jääda koju? Või minna tagasi Free Flow'sse? Nõme on see, et see, täpselt mu kodu jääb siia tee peale. Nagu, samas ongi see, et nagu peale massaaži ei ole, kõige parem teha kohe trenni peale, siis sellest pole palju kasu. Aga samas, no, see on 1 kord nädalas need trennid, eks ju. Ühesõnaga, eks te siis õhtul näete, mis ma otsustan. Ma otsisin seda mingi 10 minutit, okei, ma liialdan natuke, aga nagu, miks nad ei võiks selle kõik siia panna? Miks peavad mõtlema jälle uusi lahendusi? Ma ei saa ära. Enne kui ma hakkan mõtlema kava, siis üks eratunni tädi tõi mulle kohvi. Oh my god, vaatame, mis siin sees on. Ma tegelikult ei jõudnudki poest läbi käia, nii et I'm hungry. Oh my god, siin on naerata küpsised, ma mäletan neid basiiliku aegadest, siis siin on üks ekleer. Siis siin on mingi muffin ja mingi jänku. Ma sõin neid kunagi nii palju. Hakkame aga tantsima. Okei, ma olen lambist nii elevil. Esiteks, ma ei lähe trennidesse, sest ma ikkagi saan aru, et nii harva, kui mul on võimalus peale massaaži minna otse koju, siis ma teen seda. Kuna mul on lihtsalt väga palju asju teha, et valmistada. Nii et see selleks. Ja siis teine asi, ma sain ülihea hinnapakkumise sünnipäeva lokatsioonile. Ja ma olen täiesti hämmingus, kui hea pakkumine see on. Nii et ma tahan ruttu kojuda, et siis pärast nagu süveneda, et vaadata, mis selle sees on ja nii. Ma võin selle põhimõtteliselt täna ära võtta, juba ei olla mingi davai. Let's do this. Ja kuupäevaga on ainuke see, et see saab teha ainult minu sünnipäeval. Mis ei ole tegelikult jama, aga see on 4 päev. Aga samas see ei ole kõige hullem. Nii et ma võib-olla leidsin oma sünnipäeva lokatsiooni just. Aga ootame natuke veel. Nii, täna siis aroomiõliga. No nii, massaažis käidud. See oli nii mõnus. Ja obviously ma ei lähe kohe kindlasti trenni, sest mu keha on nii löts praegu. Nii et lähme koju ja naudime seda päikest, mis on täna siin on. Okei, kell on kohe 11. On aeg teha väike koristusring. Vaatame, mis me siis täna teha saame. Wednesday on bedroom. Vacuum and mop floor. Laupäeval change sheets. Ma just tegin seda nagu just, nii et ma panen selle tegema. Dust and wipe furniture. Seda ma võin teha. Declutter, seda ma teen alles aprillis. Tidy clothes and drawer, seda ma teen ka aprillis. Okei, see võib-olla see koristus challenge ei ole kõige paremini läinud. Sest need asjad on sellised, mida ma planeerin võtta nagu korraga ette, nagu organized clothing. See ei ole asi, mida ma teen 5 minutit, või ma teen mitu tundi sellist asja. Ehk siis, jah. Aga me võime puhastada pinnadele näiteks. Joosep. Õhtune rutiin. Joosep, do it for the vlog. Oi. Tere hommikust, käes on 4 päev. Ja kui te mõtlete, miks ma nii glammed up välja näen, siis mul on siin täna päeval esinemine Empire'iga. Ja peale seda ma lähen basiilikusse. Meil on MC sünnipäev täna seal. Ja ma tahaks talle midagi nagu kinkida ka. No selles mõttes me lähme reisile, ma kindel raha obviously. Aga kuna ta läheb täna Rootsi otse sealt, siis tavaliselt ma kindel küünlaid ja mul ei ole mõtet neid kinkida, sest peaks nüüd tassima, nii et ma mõtlen, et ma võib-olla võtan lihtsalt mingi kommikarbi kuskilt ja kärab ka.
Vot ja siis ma lähen Free Flow'sse. Täna on siis teine trenn mul Pre-Produga, kus ma siis panen paika joonised, panen lavastusliku värgi kõik paika, et täna saaks kõik valmis ja siis järgmine neljapäev lihtsalt teeme ja puhastame. Üks tasu Mersu on. Soomed tahtas see. Tehtud ja nüüd sööma. Ma olen nii hungry. Let's go. Ja siis, kui just keegi mulle koostööna ei taha pakkuda. Mine tead. Ei, ikka nii. Saate aru, ma täna mõtlesin kartulisalatist. Ja mu emps tõi mulle. Ja ma mõtlesin just sellest, mis mu emps teeb. It's the best. Aga ma ütlesin koju, ma vaatan ruttu sarja ära, söön ja siis mul on vaja teha YouTube video valmis, Reels valmis ja kui ma jõuan, siis panna asetuste need pildid, et tegeleda selle esinemisega, mille jaoks me täna proovi tegema, et panna asetused nagu paberile või sinna äppi sisse ja saata need, sest mõned puudusid, aga see võtab aega. Nii, ma natuke rändin teile, kas tohib? Ikka tohib, sest ma arvan, et see teema puudutab väga paljusi ja ma arvan, et väga paljud nõustuvad minuga. Ja see on kogu see teema siis, mida tegi Mallukas, et ta tegi selle ettevaatust lehe, kus siis on kõikidest meestest, naistest, kellest on mingi kohtu case, kes on olnud vägivaldsed, on ahistanud, vägistanud, kõik need vennad on seal üleval. Sa ei saa sinna lisada inimest, kui tal ei ole kohtu case'i. Ehk siis see, kui sa ütled lihtsalt, et sul mingi, ma ei tea, sõber kunagi tegi, see ongi see, et siis võiks igaüks panna sinna. Et nagu minu arust neil on väga tugev põhial sellega, et come on, see inimene on käinud juba kohtus selle sama teemaga. Ja ma olen neid scrollinud ja vaadanud ja olnud mingid täitsa pekkis. Paras teile, et te praegu olete siin avalikus häbipostis, sest mind nii häirib see isiklikult, et sellised inimesed teevad neid asju, saavad mingi naeruväärse karistuse ja siis käivad ringi, nagu nad ei oleks mitte midagi teinud ja niimoodi need uued ohvrid tulevadki ja siis umbes, kui keegi otsustab midagi ette võtta, et äkki et kui riik ei suuda midagi ette võtta selles osas, siis äkki ma teen kodulehe, kus ma panen lihtsalt need vennad üles avalikult. Ja siis riik on mingi, issand jumal, ei, lõpeta ära, nagu sellist asja ei tohi teha. Esiteks üldse need kõik case'id on avalikult kõigile kättesaadavad. Avalikult, ehk siis iga case maksab, et seda lugeda ja teiseks, kuskil ma nägin, et isikukoodi pead teadma selle inimese oma, keda sa stalkida tahad ja kolmandaks inimene näeb, kui sa oled tema case'i vaadanud. Ehk siis see mitte kuidagi moodi ei aita kaasa sellele, et inimesed tahaksid nagu olla kursis sellega, mis siin ümberringi toimub. Eriti näiteks, kui ohver tahaks näha selle nagu case'i või näiteks, ma ei tea, mingi vend kirjutab sulle Tinderis ja siis sa näed, sa oled mingi, ma teen väikse research ja siis tuleb tema ette, et on tal mingi kohtu case, aga sa pead selle jaoks nagu päriselt vaatama seda, maksma selle eest ja siis ta näeb, et sa oled seda vaadanud. Ühesõnaga, see on nii haige, et sellest tänapäeva maailmas ikkagi see kohtusüsteem tõstab ülesse neid, kes halba teevad ja ohvrid on alati need, kes on kõiges süüdi. Ohvrid on alati need, kes kannatavad kõige rohkem ja kui jumala eest julgeb keegi võtta vastutuse ohvrite eest ja olla mingi, mina teen nii, et rohkem ohvreid ei tuleks ja mina teen niimoodi, et kurjategijad saaksid õiglase karistuse, siis kohe on nutmajas. Aga explain to me, täiskasvanud mees, ma ei tea, 40+, julgeb vägistada inimese ja rikkuda selle inimese elu ära. Saab mingi naeruväärse karistuse. Ja siis nüüd tuleb nutma, et temast on avalikult tehtud postitus, et see on tema elu ära rikkunud. Aga räägime sellest lapsest, kelle elu sina ära rikkusid. Kuidas see on alati niimoodi, et nagu kurjategijaid nagu tõstetakse ülespoole, et mingi, ei, aga me arvame, et nad on saanud piisavalt oma karistuse nagu kätte. Ei ole, minu arust kõik pedofiilid peaksid esiteks minema läbi selle tšuh-tšauh, eks ju, gone, kõik läinud siit ja surmanuhtlus on liiga karm, aga lihtsalt see, et nad peaksid
pigem piinlema. Sest nagu see ei ole normaalne. See ei ole normaalne, et meie ühiskonnas on sellised inimesed ja see ei ole normaalne, et meie ühiskond soosib neid. Ja see ajab mind nii kettasse, sest ütlen ausalt, paar asja. Väiksena ma tohutult kartsin pedofiile. Nagu ma ei tea, see oli mul mingi üks kõige suuremaid hirme üldse, sest nagu, ma ei tea, salajutused oli kunagi selline saade ja siis seal oli see mingi niuke osa, see suht esimestest osadest, kus mingi tüdruk läks trepikotta ja siis mingi vees läks talle järgi ja siis ta nagu tahtis seda hakata vägistama, aga siis mingi naaber sekkus. Ühesõnaga, ja nagu ma ei tea, kõik need mingi, mulle kunagi ju Reidis kirjutas mingi vend mingi, et umbes, et tule sinna mingi sekspoe ette, kui sa sellest kellelegi räägid, siis ma teen seda sinuga. Ja I'm sorry, mina, kes ma olen noor, ma ei tea, kui vana ma olin, 10, 12, I don't know. I was scared, sest nagu ma ei tea, kuidas ennast kaitsta, ma olen pisike, nagu need vennad on täiskasvanud inimesed. I have no idea what to do in this situation. Et nagu sa oled kaitsetu, sa kardadki asju ja lihtsalt see teadmine, et väga paljud inimesed on pidanud seda päriselt läbi elama. See on nii crazy ja mul on nii kahju nendest inimestest ja mul on kahju sellest, et tõenäoliselt enamus nendest case'idest on kas see vend saanud täiesti mõttetu karistuse, on mõistetud vend õigeks või veel midagi muud jama. Ühesõnaga, ma arvan, et seda õiglust nendes case'ides on olnud väga vähe. Väga vähe. Ma kahjuks ei taha uskuda, okei, ma saan aru, miks võib-olla mõni inimene teeb sellist asja, et ta mõtleks välja midagi, aga enamus case ikkagist on true. Ja see fakt, et nii paljusi ohvreid ei usuta, it blows my mind. Et nagu, kuidas sa ei usu seda, mida ma sulle räägin? Nagu, miks ma peaks tahtma üldse rääkida sellist asja? See on ebamugav. Ka mul oli siin hiljuti üks situation, millest ma rääkisin alles nüüd inimestele, sest ma tundsin, et mul oli ebamugav sellest rääkida. Ja mis mind eriti häirib selle sama case'i puhul, millest ilmselt väga paljud teavad, siin teatud ringkonnas käisid jutud igast läbi, see vend teeb näo, nagu ta ei oleks mitte midagi teinud, nagu ta ei oleks ühtegi naist löönud, nagu ta ei oleks ahistanud kedagi, kõnnib ringina ja ütleb, et mingi alatu laimukampaania, reborn, mine. Sorry, ma läksin nii närvi. Ma ei ütle selle inimese nime. Ta ei saa mind kuidagi suuida. Aga see vend on haige. See vend on haige. Ma olin sealmaal, kus üks tšikk kirjutas Õhtulehest, et nagu kas ma võiksin sellel teemal rääkida, kas mul on olnud mingi kogemusi. Ma kirjutasin oma loo. Ja ma võtsin selle tagasi, sest mind häirisid mõned asjad ja ma ei tohtinud ennast segada selle sisse. Ja ma tundsin veits ka, et see vend saab praegu nagu päris nagu korralikult praegu nagu kodaratesse. Aga mul on tunne, et ta ei saanud piisavalt. Sest nüüd ta käib nina püsti ja räägib kõigile umbes, et kõik valetasid. Kõik mõtlesid välja. Tema ei ole mitte midagi teinud. Ma ei suuda uskuda, et ma selle inimesega üldse suhtlesin kunagi. See on täiesti teine inimene. Nagu mitte see, kellega mina tutvusin kunagi, vaid nagu ühesõnaga. See on täiesti crazy ja nüüd ta elab mingit nii-öelda fake elu ka, reklaamib, et ostab mingid uhkeid autosi, ise küsis minu õpilaste käest raha, et tal pole söögiraha. Okei, ma ei seda, ma lähen võib-olla liiga detailseks, siis mõni inimene võib-olla saab aru, kellest ma räägin, aga see on lihtsalt nii cringe ja see sama asi ajab mind närvi, et see inimene on käitunud halvasti ja ta ei ole oma karistust saanud ja ta käib veel julgusega ringi ja ütleb, et see on avalik laim tema vastu. Saate aru, jah? Saate aru, jah? Kui sa käid ringi niimoodi, et sa oled madalam kui muru, sa ei tee piiksugi, sa saad aru, et sa oled valesti käitunud. Okei, live your life. Mine alusta uuesti. Mine teise riiki. Go. Arene. Aga kui sa käid veel uhkusega ringi, ütled, et kõik need naised valetavad. Vaata, siit jookseb minu piir. Siit jookseb minu piir. Ja see on ikka haige, et need vennad, kes seal kodulehel on, julgevad teile öelda ka, et umbes, mida sa mind postitid. Kalja, minu lemmiklause, mida mulle Hanna Montana kunagi õpetas on don't do the crime if you can't do the time. Kui ma sellest kunagi kuulsin seal saates, ma olin mingi, see on geniaalne. Ja ma ütlen seda iga kord. Iga kord, kui ma näen midagi, ma olen mingi, kui sa ei taha karistust, ära tee paska. Sõna otseses mõttes. See on sama nagu, kui sa ei taha, et ma sust räägiks, siis
ära käitu minuga halvasti. Ma saan aru, miks Mallukas selle lehe tegi. Ma saan aru. Vihale ajab. No ikka räigelt vihale ajab. Loodame siis kõik kollektiivselt, et see lehekülg jääb alles ja ma tahaks öelda, et ma loodan, et see lehekülg ei täiene, aga teades seda, mis maailmas elame, siis ma usun ja arvan, et see lehekülg kahjuks täieneb ja tulebki vastutusele võtta. Üks asi, mis ma tahtsin veel öelda. Sorry, natuke rändisin. Üks põhjuseid, miks ma tegelikult ka natuke kardan deitimist. Ma ei tea, mis see mees siin korraldab. Ma tutvun temaga kuskil, ta ju näeb väljaspoolt täitsa okei välja, nagu käitud täiesti normaalselt. Ega nad ju kohe esimesel deidil ei panegi paukirja ju. See tuleb ju ajapikku. See võib olla vahepeal ka niimoodi, et 5 aastat mitte midagi toimub ja siis järsku tuleb. Et nagu mina, kes ma olen vallaline, ma tahaks teada selliseid asju, et olla safe. Ja mõelge nüüd, kui see info oleks avalik, kui paljud naised oleksid päästetud, sest et nad nägid juba ära, tal on olnud vägivaldne mingi kogemus, selge, ma pigem ei hakka üldse sinna poole vaatamagi. Mõelge, kui palju ohvreid me päästaks, aga hetkel riik või mis iganes õigus asi üritab päästa siis neid neid kurjategijaid, öeldes, et see rikub nende elu ära. Aga how about me hoopis ennetame seda kõike ja üritame mitte ära rikkuda nende naiste elu, kes ilmselt oleksid võib-olla nende meestega suhtesse läinud, kes oleks võib-olla läinud kuskile kluppi ja siis seesama vend oleks nad kuskil seal ära vägistanud. Kas see ennetustöö ei oleks palju parem kui see, et me ütleme kurjategijatele, ei tohi teha. Vaata, et sa niimoodi rohkem ei tee. Avalikult häbiposti. Aitab sellest jäpist. Ma lähen nüüd magama. Ja räägime teiega hommikul edasi. Good morning! Käes on reede ja tegelikult mul tuli meelde, et ma eile ei jõudnudki koristada. Sest et hommikul mul oli palju tegemist, õhtul ma tegin oma vlogi ja see koristamise rubriik jäi sinna teisele kohale nii-öelda. Ja hommikul ka ma tegin oma Beotroga reelsi, ehk siis ma tegelesin sellega terve hommik. Nii samamoodi koristamine jäi korraks tahaplaanile, aga mul on siiski täna õhtul aega sellega tegeleda. Ja kui me üldse räägime tänasest, siis mul on täna niimoodi, et ma lähen free-flow'sse, ma lähen kaua mõtlema lõpuni. Ja siis mul on järjest 2 eratundi, siis ma tulen koju, siis mul ongi see nii-öelda vaba aeg. Ja siis õhtul me läheme teeme UV-show'd. Väike update teile, kell on 8. Ma jõudsin koju mingi 3 tundi tagasi. Ja kas ma reaalselt tegin 3 tundi seda Beotroga reelsi veel või? Täna hommikul tund, eile. Nii et sotsiaalmeedia tegemine võtab väga palju aega. Väga palju. Aga nüüd on kõik tehtud. Homme veel 2 story't ka kirjutada valmis. Ja siis homme ma tegelikult juba ka postitan. Aga mis nüüd siin vahepeal toimus? Mul pidi südallööka vahele jätma. Ühesõnaga. Meie Türgi reis, mis on siis tulemas, eks ju. See on siis niimoodi, et minu pere ja Kaisa pere. Kaisa pere siis Kaisa ja Kaisa ema. Ja Janette tuleb ka meiega. Ja Janette kirjutab chati, saadab pildi on mingi, kas ainult mul või midagi sellist. Ja ma juba näen, et see on mingi email. Ja ma olin kohe mingi, okei, reis on cancelled, tore. Ja siis seal oli kirjas, et see lend on tühistatud. Aga nad pakkusid alternatiiviks välja järgmist päeva, ehk siis päev hiljem reisile minna. No korraks oli see, et nagu, vaata mul on see, et kui mul on mingi plaan, kui mul on see teadmine, et ma tean, et ma lähen 1. aprillil reisile, siis kui öeldakse mulle järsku nüüd mingi nädal enne umbes, et sa pead minema hoopis teisel, siis mul on veits nagu häiritud see kogu süsteem siin, sest nagu ma olen juba peast kujutanud, kuidas see kõik välja näeb ja nagu mulle ei meeldi muutused, okei. Ja siis ma olen mingi, okei, nad tõstavad selle päeva hilisemaks, mis tähendab seda, et ma jõuan tagasi neljapäeva öösel või neljapäeva õhtul vastu reedet ja reedel on mul siis päev, kus mul on reaalselt Joospi sünnipäev, salajuttude live, ehk siis ma enam sealt hilisemaks ei saa, et see ongi viimane. Jumal tänatud, et mul oli 1 päev varuga, sest kui ei oleks olnud, siis ma ei tea, mis oleks saanud. Aga jaa, ühesõnaga, vaatab. Ma ei ole jõudnud koristada ja ma arvan, ma hakkas seda ka praegu tegema. Ma arvan, et ma hoian selle kõik homseks, sest et homme ma nagunii, ma hakkan siin korralikult andma hagu. Mul juhtus eile selline asi, et ma just sõin midagi ja ma just jõin midagi. Nagu sõin ja jõin
Ja siis mul kuidagi see veepudel jäi mulle sinna pükste juurde niimoodi, et ma ei pannud tähele. Need on need korgid, ma ütlen teile. Ma ei saanud aru, kas see on kinni või lahti. Ja ma pidin ruttu püsti tõusma, et ma ei jõudnud jälgida. Midagi juhtus, ma pidin ruttu püsti tõusma. Ja siis ma sain aru, et mul on kõik märg. Ja mul läks see vesi diivani peale. Ja mul olid hallid dressid jalas. Ja explain to me, see on vesi. See on vesi. Mul ei ole fake tanni peal. Kuidas see plekk jääb selline puuti peal siis. Mis selle pruuniks teeb, on minu küsimus. Mis selle pruuniks teeb? Ja mu diivanil on ka, kohe näitan, üks laigukene. Nüüd selline laigukene, aga see on vesi. See on vesi, mis selle kollaseks teeb, on minu küsimus. Ja ponjal. Nii et homme, ma pidingi vaatama, homme vaatan, kas Kristiine keskuses on seda diivani puhastusmasinat vaba. Sest ma ju tegin seda viimati, ma ei tea, oligi äkki aasta aega tagasi. Update, ma olen valmis saanud ennast, kotika ka kaasas ja lähme teeme ühe uue show ära. Vaadake, mis meile korraldajad andsid. Please monteeri mulle siia see missilink ka. Ma ei oska kahjuks. Aga sealt seistes oli küll selline tunne. Näe, minu lilled on siin. Nagu te näete, ma olen tegelikult alustanud oma skincare'iga. Esinemine oli edukas, saime lilled, tore oli. Ja see koht, kus me käisime, see sõlm. Me mäletan, et me Kristeliga vaatasime seda kohta, et mõelda, et kas see oleks ka väit teha, seal sünnipäev. Ja siis mulle ei meeldinud see, et seal on seinad rohelised. Aga kui ma täna seal olin pimedas ja kogu see valgustus seal oli, ma ei pannud tähelegi, et seinad on rohelised. Nii et ma hommikul kirjutan neile, for sure, ja küsin neile pakkumist. Ja koristada ma täna ka ei jõudnud. Ma teen homme sellise suure koristuspäeva, okei? Nii et siis saate koristuskontentiga. Nii et olen magama ja näeme hommikul. Tere hommikust. Ma ei näe üldse, kuidas ma praegu vlogin, sest nii mõnus päike on. Täna reast kevad. Ma hetkel suundun siis Kristiine keskusesse. Ma lähen toon selle pesuri ära ja siis proovime selle tunni aega ära teha. Vaatame. Ma katsun on tuul, ma loodan, et te kuulete mind. Ja siis ongi tänane päev kodus. Kavatsin koristada, puhata ja update teile. Esmaspäeval selgub, kas meie reis toimub. Ühe korra tahad mingi 3 aasta jooksul soojale maale minna ja siis ka mingi oma. Ühesõnaga, no sellest, kes mina tahan minna reisile, vahet pole, siis ma võin ka kuskile Egiptusesse minna. Aga eks siis näib, mis sellest saab, kuna see vlog läheb üles enne reisi, enne reisi aega, siis ma annan teile järgmises klipis teada, mis meie reisis saab. Siin on tuleviku Maarit ütlemas teile, et jah, ma olen jõudnud Türki, aga ilm on selline. Ei ole hullu, täna oleks teine päev, nii et siin saab vast melata küll otav, ma pean teile näitama korralaineid, vaadake seda. Ma ei tea, kas midagi näha, aga päris tugev tuul on. Oot. Siin koju, siin on minu diivan ja teeme selle korda. Enne ma näitan, reaalselt see näeb välja nagu mingi pissilõik, aga see on vesi. Miks see sellist värvi on? Ma ei tea. Ühesõnaga, it's nasty. Teeme selle puhtaks. Mul ei ole aega sellega nagu uurida, et mis värk siin on, aga see osa, mis peaks pritsima seda vedelikku, seal on nagu midagi katki, sest et mul tuli lihtsalt nagu terve see vesi. Tuli mu diivani peale, mitte nagu õrna pritsmena, vaid ta nagu tilkus igalt poolt. Ehk siis mu diivan on täiesti läbi märg. Nii et jah, ma ei tea, kuidas seda fixida ka. Et ma nii tark ka ei ole nüüd. Ja ma ei peagi oskama seda fixida. Eks ta siis kuivab mul kauem. Lihtsalt nagu... Why? See pesur on viidud ja ma pärast räägin teile sellest seiklusest. Ühesõnaga, see oli Race Against Time. Igatipidi. Citybiga ja selle rendisa, selle automaadiga. Ühesõnaga, ma lõpetasin tegelikult mingi 42 midagi sellist ja ma arvasin, kui ma 50 kodust väljas on kõik hästi. Ja olekski olnud.
aga ma ei saanud seda juhet sinna külge keerata, ma jamasin sellega nii kaua, mul lõpus on mingi, aga ma pean lihtsalt minema. Kell oli juba 52. Eks ma mingi 10 minutit seda kerisin lihtsalt ja see ei läinud sinna, ma ei saanud sellest mitte midagi aru. Ühesõnaga. Ja ma jõudsin täpselt niimoodi, et ma jõudsin kella 8 sinna. Tegelikult ma jõudsin 1 minut varem isegi. Aga siis mul Citybeep äpp jooksis kokku, siis ma saan seda lõpetas, ma tegelesin sellega ja siis ma olin mingi okei, vaatan sealt kodulehelt, et kuidas seda kappi avada, mis nüüd selle masinaga on. Mitte kuskile näita, kuidas seda avada saab, näitab nagu umbes läbi oleks, ma olen mingi mida, ma olen ju siin. Ühesõnaga, ma helistasin ja siis härra tegi mulle lahti selle. Aga reast ma jõudsin täpselt sinna. See oli nii pingeline. Reaalselt hakkan nügestesse, ma ei tea enam kunagi. Mul lihtsalt oli nagu peas see, et eelmine kord ma maksin 2 tunni eest 11 eurot millegagi ja praegu oleks 2 tundi olnud 24 eurot. What? Ja siis ma üritasingi, et tunni aega tehtud saada. Ma ei jõudnud teha, ma tegin niimoodi, ma tegin 2 kihti nagu vahendiga ja tegelikult oleks pidanud tegema 1 kihi nagu ilma vahenditega, aga seda ma ei jõudnud. Nii et jaa. Tegelikult ikkagi, kuna see diivan on hele, siis ma võiksin ikkagi kord aastas kasvõi kutsuda mingi professionaali, kes puhastab selle täielikult ära. Need ilmselt võiks kuskil suvekandis seda ette võtta. Nüüd ma olen lihtsalt sellest nagu kiirustamisest järsku nii väsinud. Ja kevad ongi käes. Ma tulin Joosepiga õue jalutama. The see me rolling, the hating. Ma vahepeal unustasin näidata teile. Ta on praegu selline. Kui te mõtlete, mis siin on, siis tegelikult see on veel märg. Ma vahepeal olin selle teekiga seal. Teekiga, jah. Aga see plekk on sealt tegelikult läinud. Ma ei tea, miks ta praegu sealt kohast on tumen. Võib-olla oligi sellepärast, et seda kohta ma hõõrusin. Ja pluss see kogu vedelik, mis siis tuli nagu 10 korda rohkem välja, kui ta pidi. Tuli kõik enamus siia, sest ma alguses sihtisin kõik siia. Nii et... Vaatame, mis siis kuivana toimub. Ma ei saa, te peate korra veel seda lillepuketi vaatama, sest nagu see on nii ilus. Mida pekki? Nagu tõesti. Kui keegi tahab mulle lilli saata, siis ma tahan midagi sellist. Aitäh! Nii, nüüd on aeg võtta see märkmik ette. Alustame põranda koristamisest. Tolmime aega ja peseme ka ära. Ja siis ma mõtlesin, et üle pika aja, kuna ma siin selle diivane tegin puhtaks, ma panin küll kõik padjad asjad juba siia peale, aga ma pole üliammu teinud sellist asja, et diivane alust puhastada. Nii et siin on ka väike reminder, kui sa pole ammu teinud, siis it's time. Ja ma juba tean, et mul on seal kindlasti mõned ämblikud. Nii tore! Teeme siis panused, mitu Joosepi palli ma leian. Ma arvan, et mingi 20. I'm scared. Ma lihtsalt olen näinud siin päris mitut sõpra, kes on siia taha jooksnud ära. Ja sõpradel ma mõtlen neid ämblikke, eks ju, nagu te teate. Polegi kõik hullem. Makeup forever. Kas see on minu oma? Väga ilus värv. Aga I have no idea, kas see on minu oma. Ja ma näen ühte sõpra. Kui lõbus, kui lõbus, kui lõbus. Pulk ja Joosepi mänguasju. No vot, siin on nüüd see enamuskraami. Mida leiame Mardi diivanelt? Nii, loeme üle mitu Joosepi mänguasja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kas jomanikud? Nii. Meil on siin mingi kreem. La Roche-Posay. Assa! Kuidas see siia sai? Ärge küsige. Morning or evening on the face. Corrector anti-imperfections. See oli ämblikuvõrk. Wait, what? See ei ole võimalik, et ma praegu sellise asja leidsin. Ma leidsin Hollywoodi kunagise inglikaardi. Ja ma reaalselt arvasin, et see rahakott, mis mulle ära varastati, et see oli mul seal. Ja ma olin mingi, nii kahju, et üks asi, ilma ei ole see inglikaart ja seda näge nagu kaasas kantav, nagu et obviously see ilmselt ei kehti enam, tegelikult ma ei tea.
aga et äge meenutus. Ja see oli mul tegelikult diivani all. Aga see oli isegi loogiline, sest ta oli mul for sure rahakoti vahel. Universe, mis sa mulle öelda tahad? Aga jätkame Joosepi mänguasjadega. Meil on siin 1, 2, 3. Nii, ja siis meil on siin veel üks ripsmäekamm. Nii põnev, nagu shoppamas oleks. Üks Maybellini Baby Skin Instant Pore Eraser Primer. Vaat kas laps, ma teadsin, et see ükskord kadus ära, et kuhu see küll kaduda võis, aga noh, Joosep hakkas sellega mängima. Ja veel! Siin on üks jõulukaunistus ja 3 Joosepi mänguasja. Natuke piinlik. Nüüd ma pupitan ülejäänud koduga. Olen vahepeal jõudnud ära käia pesus, nagu te näete. Mul on mugavad riided seljas ja üks ülesanne mul sealt märkmikust oli puhastada, vannida teegel. See võtab mul reaalselt 30 sekundit. Nagu uus õhtune rutiin. Tere hommikust! Käes on pühapäev ja on minu trennide päev, commercial ja strip. Ja ma eile öösel olin mingi, et okei, et millal siis on see kuupäev, millal me teeme nii-öelda viimase kava. Stripiga ongi järgmine kava viimane. Vist. Sest mul ju tuleb see reis, kus ma ei tea tegelikult siiamaani, kas see tuleb või mitte. Et sealt üks pühapäev ja siis ma lähen aprilli lõpus mai alguses Lätti Hiils kämpi. Ehk siis sealt läheb üks pühapäev. Ehk siis ongi see, et kui me teeme järgmise ära, siis ongi põhimõtteliselt nii, et hakkame esinemiseks valmistuma. Kuhu see aeg läheb? Alles ma vlogisin teiega siin, kuidas Free Flow sai valmis, et nüüd on september. Ma ei tea, mis toimub, aga mul on täna ja mul oli veel mingi päev, oli selline tunne, et nagu kõik oleks justkui hästi, aga midagi on valesti. Nagu mingi sisetunne. Ma ei oska seletada seda. Nagu midagi tundub nagu valesti, aga ma ei saa aru, mis asi. Ja siis see läheb vahepeal üle ja siis see tuleb jälle. I don't know what it is. Kas te teate seda tunnet? Ma loodan, et teate, sest siis ma ei ole ainukene. Kell on varsti 1. Ma ei jõudnud täna koristada nagu neid asju, mis seal märkus on. Ja ma arvan, et see on okei. Mul olid siin muud asjad, millega ma tegelesin. Ja lihtsalt mul ei olnud tuju täna üldse. Nii et ma loodan, et te andestate mulle. Aga siiski ma tunnen, et ma sain ikkagi päris palju see nädal koristatud tänu selle märkmikule. Ja äkki ikkagi oli piisavalt koristamismaterjali, mis ajab võib-olla teid ka koristama. Vot, aga tänane päev oli nii veider. Terve päev oli sees mingi imelik tunne. Mu lihased on nii valusad sellest commerciali kavast, nagu terve siin see kõhu area. Ma ei tea, mis seal tantsus sellist on, aga no it's painful. Ma tegelikult tõmban siin kohal selle vlogikese kokku. Loodan, et teile meeldis. Ja järgmine vlog on siis vlog enne reisi, kui see reis üldse toimub. See selgub siis homme, aga ma homme nagu ei vlogi. Järgmises videos, mis toimub, on see, et ma näiteks lähen värvianalüüsi. Vaatame siis, mis on minu värvid. Mul on paar esinemist, mida mul on Nancy esinemine, Patrice'i esinemine üle pika aja.
ma lähen ühte Playboxi hindama. Ma nüüd siis, kuna see reisipäev nihkub, siis ma saan ikkagi Alexelisse minna oma selle show asjaga, mida ma siin praegu Produle teen. Oh my god, väga suur asi! Hannah Montana Anniversary on teisipäeval, millega ma ka seda vlogi alustan, järgmine vlog, eks ju. Ma olen väga elevil. Ma olen Kristjani ja Kaisa siia kutsunud. Loodetavasti mõlemad tulevad ja saame vaadata ja kaasa elada. Muidu on veel igast nükest nipet-näpet asja, aga jah, jätame seda praegu nii. Ühesõnaga, aitäh, et sa seda videot vaatasid. Ma loodan, et sul oli tore. Ma loodan, et sul läheb hästi ja näeme juba järgmises videos. Ciao!